paar sõna räägin, et mis me loodusväega teeme ka ikkagi ette ära, siis lähen sellesse, et kuidas on olnud meie teekond, meie kogemused, selline, ütleme, oma 100 000, kuidas meie oleme ära põletanud ja võib-olla, et kuidas teie selles osas saaksite seda raha kokku hoida. Et kindlasti, kes on sinna turgudele läinud juba üht-teist, on ju kogenud ja ise ka näinud. Ja võib-olla siis kolmandaks väike kokkuvõte, et õppetunnid, mis selle teekonna jooksul on olnud. Ja kui ma teen sellise vaate, et kui me teeksime täna kõike algusest uuesti, et kuidas siis läheneks. Et meie näide tuleb rohkem UK turu näitel, kuigi meil on Prantsusmaaga ka väike kogemus, siis selliseid UK turul me oleme reaalselt käinud ise 2 korral nii-öelda messil väljas, 1 korral niimoodi poolikult jagades ühte messiboksi. Ja võib-olla UK turul me oleme kõige rohkem istunud maas ka sealsete hulgimüüjate ja distribuutoritega. Et täna meil, ma võib-olla alustan sellest siis, et paljud võib-olla muidugi teavad juba, aga siin natukene udune pilt, aga loodusvägi sai alguses siis sellistest ühest väiksest majakesest siis jõuluturul. Et me esimene toode oli siis sama mustika mustsastra glögi, ma loodan, kas on keegi siin saanud jõuluturul seda proovida. Et siis sellest sisuliselt loodusvägi on välja kasvanud sellest ühest mustika mustsastra glögi tootest ja kuhu me siis täna selle ühe tootega oleme jõudnud, on siis see, et meil on portfellis selline suurusjagu juba peaaegu 100 toodet, 90 oli veel siin tänase seisuga, ka aasta lõpu seisuga on juba üle 100 ja täna Eesti turul me pakume seda enam kui 300 müügikohas. Kes me siis lõpuks nagu oleme, et ega meie oleme ka messil olnud ja käinud ja messil on küsitud, et kas te olete siis tootja või bränd või turustaja või kes te olete, et meil, ma mäletan, et esimesed korrad, kui me käisime, et oli ka väga raske sellel nagu sellist konkreetset vastust anda. Aga täna nüüd öeldes, me oleme selgelt loodusvägi on Eestis turustaja. Me ehitame Eestis mahebrändi, see mahebränd saab olema oma 300–500 tootega järgmise 2-3 aasta jooksul kõikides Eesti kettides ja kaasa arvatud siis selle üks asi on nüüd Eesti bränd ja teine asi on nüüd rahvusvaheline bränd. Rahvusvahelist brändi me ikkagi siis turustame väga suures osas täna läbi online'i. Et suurim kanal, ma ütlesin, UK ei tule meil läbi mitte jaemüügi, vaid tuleb läbi Amazoni, kus meil on täna siis tänane müük, enamus käib läbi Amazoni. Et siin on võib-olla väike ülevaade ka, et kus me siis ütleme nagu eksportturgudel esindatud oleme. Et peab mainima, et Prantsusmaa on küll seal kirjas, aga täna meil on Prantsusmaal ei ole, see pilt on vanast ajast, sest et saime sisse, aga tooteid jäid välja mõne aja pärast. Pärast sellest ka natuke pikemalt räägin. Aga nagu ikka, aga meie siis küsiti, et kui mõtlesime sellele, et kunagi oli seal unistus seal samas oma jõuluturu majakeses, et jube äge oleks, kui see glögi läheks alustega ka teistesse riikidesse ja selline unistus nii-öelda kunagi oli, siis hakkasime praktiliselt samme võtma, siis eks me kõik oleme kuulnud, et messid on üks selline väga hea viis ja kanal ja meie lugu läheb edasi ka sellega, et me alustasime vist 2010-11, mul on hea partner Ahto on ka siin, et ütle, kui ma mingi faktiga eksisin, et saab täiendada. Et me alustasime 2010-2011 siis Malmust ja sealt praktiliselt edasi 5-6 aasta jooksul me iga aasta oleme teinud kas 1 või 2 messi, kas siis Malmus või siis ka kaasa arvatud Londonis. Esimene mess, ma mäletan, et ma ei tea, kas te olete ka seda kogenud, aga esimene mess, kui me läksime, meil küsiti sellist asja nagu what is your recommended retail price, siis me seal puusalt nagu midagi siis nagu tulistasime ja numbri mäletan, ütlesin, ma ei mäleta, mis see oli, aga ühesõnaga me jäime seal, mäletan selle vastusega väga suuresti jänni. Teine küsimus, mis meilt küsiti, oli UK-s, oli see, et teil on väga lahe tooted ja me tahame kindlasti teid sisse võtta, aga et kes on teie see wholesaler või distributor? Et ma ei tea, kas kellelgi on sama küsimust messil ette tulnud kogenud. Just, et me olime nii rohelised, me hüppasime nii-öelda pea ees kohe, et tõesti esimese aasta mestidel ka sellele meil ei olnud nagu sellist otsest ja kohest vastust. Nii et me oleme sellist rasket teed pidi õppinud. Aga aasta edasi, et eks me saime, siin on küll sama see messi natukene muutub, see välimus, saime nagu enam-vähem sellest pildist aru, et mismoodi, ütleme siis see tarne ahel on ju erinevates riikides töötab.
suurim ja olulisem asi nendel messidel osalemisel üks hetk, mis meil, ma arvan, Ahto, me mõlemad võime seda öelda, et käis, oli see, et olulisem igasugusest tootest on tegelikult tarneahela mõistmine. See tähendab sellest, et mismoodi selles sihtriigis, selles tootekategoorias, selles valdkonnas tegelikult kaubad liiguvad. Et paljud võivad öelda jah, et me võtame selle toote sisse, aga ikkagi kui see logistika ja tarneahel seda tagant ei toeta, et siis see on väga keeruline. Ja teine oli see, mis ma just küsisin, kui Ben rääkis meile sellest, et mis see gluteenivabad, on ju need sama gluteenivabade toodete peale, et nad mõtestavad 20% toote hinnast turundusele. Et see oli ka meie jaoks on olnud teine avastus, et oma brändi tuntuks tegemine ühes välisriigis on ääretult kallis, kui minna jaekanalit pidi. Ääretult kallis, ääretult raske. On suured, ma olen rääkinud suurte Inglise ettevõtetega, kes ka oma brände teevad ja nemad ütlevad, et teeksid uuesti, et nad elu sees ei hakkaks enam nullist brändi ehitama. Et noh, sest et jah, see tõepoolest, et Ben ütles siin 20 000, meie ise oleme tunnetanud, et see võib-olla peaks olema, et kui üldse ühele turule minna, et mõtestada võiks 25-50 000 miinimum selleks, et üldse elementaarsed kampaaniad ja turundusrahad seal olemas oleks, oma brändi puhul. Sest üks lugu nagu, siin on nüüd Londoni vist mess meil, et kus meil natuke see välimus muutub, et Londoni messil samamoodi tuleb meie juurde nüüd inimene, ütleb, et ma arvan, meil on 2-3 korda oleme distribuutoritega maas istunud, kes ütlevad, et me tahame võtta teie tooted valikusse, aga et me tahaks teha neid private labeliga. Ja me Ahtoga vaatame niisuguse enesekindlalt otsa, ütleme no. Et ma arvan, me oleme väga palju kordi olnud jonnakalt, et ei, me ei tee seda private labeli ja selle põhimõtte alt. Täna tagasi vaadates mina julgen soovitada. Loomulikult see on alati, seal on omad head, omad riskid ja oma vead. Me pärast korra arutame seda private labeli ja oma brändiga minekut, aga kui me täna tagantjärgi mõtleme, siis private label on ikkagi hea võimalus teha sellist lisa rahavoogu omale ja võrdlemisi kiiresti saada siis oma toode ja kaubad on ju liikuma ja ka need turul hästi kiiresti ära testitud. Et nagu on, et ma arvan, Al vist rääkis teile ka, et UK-s on ju see, et UK slaid tuleb, aga UK-s on väga suur protsent sinna siis sisse võetud ühte ketti, sisse võetud toodetest langeb järgmise 6-12 kuu jooksul sellest sealt ka välja. Nii, natukene tulen selle UK juurde tagasi. Nii, vot just, et see on selline suur küsimus, et enda bränd, et või siis minna selle private labeliga, et kumb see õige on, või siis teha kolmas variant on tegelikult teha seda veel paralleelselt koos. Aga ma ei tahaks kõiki vastuseid ise anda, et võib-olla küsiks ka teie käest, et mis on nagu enda brändiga minemise sellised kõige suuremad plussid teie arust? Võib vabalt välja hõigata, et mis esimesed mõtted, ideed on? Just, et saab seda juhtida, et kuidas turundada näiteks. Ja, saab kommunikatsiooni juhtida, brändi imagod juhtida, kõike sellist. Just, väga õige. Mis veel? Miks peaks? Tulevikuväärtus on suurem. Ja. Absoluutselt bilansiliselt, kui sul on ikka bränd turul igas mõttes, siis see immateriaalne vara, mis brändina tekib, on ju oluliselt suurem. Mis veel? Jah, see on hea point. Jah, just nimelt, et kui muidu on see, et sa tahad oma brändiga teha, on ju paralleelselt või on ju, sa mõtled vist selle nurga alt, et kui tahad oma brändiga minna ja siis on veel private label all, siis sa konkureerid nüüd sellega seal ühes turul. Just nimelt. Selles mõttes tootest väga palju, et kui see on näiteks riis, siis tõesti riisi on ju võib-olla igas variandis, aga kui ma räägin näiteks meie lumitoodetest, mis on nagu nii spetsiifiline, siis inimene, kes on seda mõne teise proovib ja siis proovib lumi alt, siis saab arvata, ma olen seda asja proovinud mingi teise brändi alt. Meie puhul, ma arvan, see on nagu praktiliselt võimatu.
no see on see, et see isiklik energia, mis sinna sisse läheb, see energia, mis sa oled selle brändi jaoks toonud, selle, mis sa sinna tootesse oled pannud nagu oma lapseks on ju teinud, see kõik see eriline väärtus, mis seal on, et see nii-öelda sellisel moel ka edasi kanduks. Siis sa oledki selle private label'i oli põhimõtteliselt selles mõttes, eks ju, et sa oled kellelegi ära andnud ja ega tegelikult siis sa ei saa seda nagu 100 erineva brändi alt turustada. Jah, kuigi seda vaatame teise nurga alt ka, aga jah, ma olen nõus. Mis on oma brändi miinused? Et kui minna oma? Saab võib-olla lihtsamini naaberturgudele, kuna see bränd levib naaberriikides. Mõtled selle nurga alt, et kui ühel turul on, et siis levib sealt see bränd nagu oma brändi justuses? Mitte bränd, aga nagu tuntus natukene ikka naabrite juurde levib. Okei. Ja miinuste poole pealt, kas keegi oskab öelda? Sa ütlesid kallis. Just, et ta on ääretult kallis. Midagi veel? Just. Et jah, see on pikaajaline väga raske. Ma toon teile sellise näite, et meie kogemus on, et me oleme ju ise Eestis importija. Et osasid tooteid, mida täna Eestis kas ei ole võimalik toota või ei ole võimalik sellise mõistliku hinnaga toota versus see, mis on täna võimalik ülejäänud Euroopas teha, me toome nii-öelda oma private label all sisse. Loodusvee sortimendis on hulganisti tooteid, mis on Loodusvee brändi all küll, aga on tehtud ka Saksamaal, Austrias, Tšehhis, Hollandis või mõnes teises riigis. Ja mida me ise oleme kogenud on see, et meil on olemas olnud letil, ühel samal letil nüüd see Looduse brändiga toode ja nüüd selle brändiga toode, millega toob Saksamaa või Austria või Tšehhi firma. Nad on korraga poes letil ja Looduse bränd müüb 4 korda rohkem. No me tarbijad kõik õnneks arvavad, et selle Eestist teeb. Meil on tegelikult, kui vaadata, iga toote peal on väga selgelt välja kommunikeeritud, et kus... Aga enamus ju ei loe, et ikkagi see ongi seesama brändi tuntus ja lojaalsus, et loomulikult Eestis, meie väikses Eestis ikka täna iga eestlane eelistab eestimaist kaupa. Absoluutselt. Aga kui sa lähed Saksamaale, kumba nad siis ostavad? Aga jah, ma mõistan, aga kui ma toon teile ökosmuutid on letile ja üks maksab 2 eurot millegiga ja teine maksab 4,5 eurot. Kumba me siis eelistame? Et see põhjus, miks meil kunagi me oleme selles sees olnud, me oleme selle oma ihu ja karvadega läbi põdenud, et sellega nurga alt, et no Eesti oma maksab 2,5 korra rohkem tihti peale. Et võrreldes sellega, mismoodi tehakse ikkagi täna Saksas või Tšehhis, mis hindadega toodetakse, me ei ole Eestis veel jõudnud võrdväärsele tasemele, vähe ka. See ei ole ainult see on ka see, et mõistetakse laialdast, mõistetakse kogu tarneahelat. See hakkab juba sellest, et kuidas tehakse kogu aeg tooraine sisseost, hakkab pihta tooraine sisseost, tooraine tarnijate valikust, nii edasi. Aga loomulikult, et selles suhtes, et me oleme ka selle läbi elanud, et meil oli ju, tahtsime kunagi teha niimoodi, et kõik oleks eestimaine. Eriti auto on ju, me ei taha mitte mingil juhul, et me oleme selle osa kõik läbi elanud, et meid häiris see, et me peame selle kuskilt mujalt võtma. Aga vaadates täna, et kuidas mujal maailmas ikkagi kogu see teema toimub ja kui me selle ikkagi lahti lassime, läks elu ikkagi olulisemalt lihtsamaks. Sest Loodusväel tekkis selline olukord, et kuna me olime turustusettevõttes täna ka, meil on tohutult neid müügikanaleid ja võimalusi, kuhu müüa, aga meil ei ole mõistlike hindadega häid tooteid. Meil on nagu see teine pool olemas, kus on see müügikanali, aga meil jääb puudu reaalselt täna toodetest. Ja Eestis ei olnud, ütleme, tore on näha, et Heyday on ju värskelt uue väga võimsa tootmisliini ja tootmistšehhi on Eestis üles pannud. Et jõudu jaksu igal juhul selle juhul, aga see on nüüd ka, ega neid on üksikuid, mis meil on sellise suures tasandis, mis suudab sellise mõistliku hinnaga ka sellele tarbijale lõpuks selle mahetoote seal letil kättesaadavaks teha. Et meie tänane missioon ja peamine visioon on see, et bränd lubab selle eest, et toode on alati mahe, me ei kasuta kunagi valget suhkrut.
ja ta on tehtud täna ikkagi selle parima terviseteadlikkuse juures. Me oma retseptides ja oma toodete valikus alati konsulteerime toitumisterapeutidega. See on see, mida me täna lubame. Me ei ütle seda, et see on alati eestimaine. Aga et nüüd natuke edasi minna, võib-olla natuke sellest teema juurde tagasi tulla, et lihtsalt seda perspektiivi selle Inglismaa osas vaadata, et Inglismaa oma loomult on selline turg, kuhu absoluutselt kõik maailmas tahavad minna. Et nüüd kujutage ette, et me oleme messil on kuskil 500 messiboksi, me kõik oleme oma brändi ja oma sellega seal väljas, seal on kuskil niisugused, ma ei tea, ma ei mäleta, palju neid Inglismaal neid kokku neid kette on, aga ütleme niisugune 5-6 põhiklienti, suuremat klienti oma kettidega. Loomulikult on üksikuid neid mahepoode ja apteeke ja teisi väikseid kohti ka. Ja me kõik tahame saada sinna 300 ruutmeetrilise poe ühele samal riiuli pinnale. Et miks nüüd see, nagu Äll siin oli, miks see Äll või Planet Organic peaks nüüd valima just nagu selle meie toote? Et mis on see ikka see konkurentsieelis? Et UK oma loomult on väga konkurentsi tihe ja väga raske turg selles mõttes. Et jah, et me oleme sellest rääkinud, et mainisin, et statistika on selline, et toode saadakse UK-s turule, aga 90% nendest toodetest 6-12 kuu jooksul kukub sealt välja. Ja UK-s on võrdlemisi kallis tarneahel. Ma ei tea, kuidas teie olete hinnastamist arvestanud, aga kui me aga meie kogemus ütleb, et kui siit 1 euroga välja müüa, siis 3-5 eurot maksab see letil. Et kas teie kogemus kinnitab sama või on teistmoodi? Kas teie tooted on UK-s kallimad letil kui Eestis? Igal juhul, jah. Meie selles suhtes ei ole hea näide, ütleme, brändiga letil, et seda meil ei ole palju brändiga letil olevaid tooteid. See ei ole meil kõige paremini õnnestunud. Meil on palju paremini täna õnnestunud, nagu ma ütlesin, online-kanalite pidi minek. Tahad täiendada? Seda te teete ise või on selleks agendid? Ei, online'i me teeme täitsa ise. Seal on vaja kuidagi seda online'i ise ei toimi, et sa pead saama review'd ja asjad ja tõesnäoliselt sa saaks kuidagi üles seda oma müügi ette. No vot siin see tulebki, et me oleme seda Eestis ka öelnud, et üks hetk meie saime ise aru, et me peame ära valima, kas me oleme ju ka, et Pollis on ju te teate, et me oleme Pollis alustanud, Pollis seda tootmist ja see ongi see, et kui küsite, et kas te olete tootja või see, kes me nüüd siis oleme, tegelikult me organiseerime marja, me ostame need pudelid, need etiketid, kujundame need etiketid ja sisuliselt ostame selle siis liinitöö on ju Polis sisse, kus on pudelisse villimine. Et kes sa nüüd selles tarneahelas oled, sa nagu tootmises oled osati sees ja me saime aru, et selline tootmises sees olek võtab täiesti ära meilt just nimelt tähelepanu sellistelt küsimuselt, nagu on, mis on sisuline turundus. Online'is see on influenceritega leidmine, blogimine, lobimine, see sama selline, ma ei tea, kogu aeg hariva sisu loomine, pideva selle content'i andmine, videomaterjal, pildimaterjal, sisuliselt see võib olla 2 inimese, 3 inimese töö ühele brändile. Et meie oleme täna, saime sellest aru, et me keskendume, me oleme ikkagi selgelt turustaja. Et ma usun, et suurim värk, mis meil Eestis selle ekspordi osas on, loomulikult võib vaielda, aga minu jaoks see tunne on see, et tuleb ära valida, kas olla tootja või olla turustaja. Et ei tasu alati pushida igale poole seda oma brändi, et on turge, kuhu tasub, aga on turge, kuhu tehkem private label'id. Kui on korralik tootmisliin olemas, siis Saksamaa ju töötab täna nii. Saksamaal on suur Tšehh, kus on ikkagi tootmisliinid on robotite peal töötavad ja me ei konkureeri siin omavahel Eestis, siin väikses Eestis, mis on täitsa mikroturg. Me konkureerime sakslastega, me konkureerime nende Tšehhi või Austriakatega, kellel on tegelikult tootmisliinid mahedas, ei ole põlve otsas tegemine, vaid see on robotid, kes seal toodavad. Ja nemad ju toimetavad niimoodi, et nad valivad välja need brändid, kes selles regioonis on suuremad ja toodavad nende brändide alt ja müüvad selles regioonis. See toimub täna nii, võib-olla üks päev on teisiti. Loomulikult online muudab seda ja online on hoopis teine turg, kui on jaeturg. Nii et see kanali valik on ju selline.
niisugune ilmselgne on ju, et hulgimüüja või siis otsemüük, et üks õppetund meie jaoks on olnud kindlasti see, et UK turule ilma hulgimüüjate või distribuutorite ikka ei lähe. Et see on meie puhul nii, kui kellelgi õnnestub on ju poega teha niimoodi, et ta püsivalt seal toimib. Et eile siin oli huvitav küsitlus, ma tean, Allile küsiti, et aga kui Andrea küsis, et kui me teeks sinna niisuguse Eesti oma nagu toodete lao sinna on ju selle Inglismaale, et noh, et kõik, et paneksime, siis konsolideeriksime oma grupi kokku ja me saaksime sealt laost tarnida, siis Äll vastas selle peale, et ta ei usu elus, et me saame seda, et kõige kallim on see viimane miil selles tarneahelas ja ta ei usu elus, et me saame seda kasumlikult seal teha. Et seepärast ma ütlen seda tarneahelat, et just seal tekivad need vahelaost või siis hulgimüüjalt nüüd sinna poodi viimisel tekivad need kõige kallimad kulud. Et kui te tegelikult vaataksite kaasa arvatud oma tööaega sellele, et mis maksab müügilogistika meil Eestis, oma nende väikeste mahtudega, nagu meie ka, meil on ka väiksed mahud, mida me Eesti jaesse viime, siis see on röögatu. Noh, et see on see võib-olla otsest vaatate 10%, aga kui te võtaksite kõik enda ajad ja kulud ka sisse, siis võib-olla 20% küündida. Kuigi reegel on logistikas, müügiprotsenti tohiks maksma rohkem kui 7%. Amazon, vot ongi, online on teistmoodi kanal. Praegu ma rääkisin on ju jaekanalist. Online'i kanal on ju see, et meie täna müüme niimoodi, et me müüme Amazoni kaudu. On võimalik ka müüa Amazonile, kus Amazon ostab välja, Amazon teeb ise turunduse teie eest. Meie toimetame täna Amazonis ise ja meie süsteem on see, et me saadame ikkagi aluse kaupa Amazoni lattu. Ja nüüd selle distributsiooni teeb Amazon ära. Amazon pakub tegelikult kogu aeg tarneahela. Et nagu öeldigi, et Amazon ei ole retailifirma, Amazon on samamoodi logistikafirma ja kui sellest sisulisest vahest aru saada, siis tegelikult saab aru, mis on tegelikult minu jaoks, mina saan siis aru, mis on nagu eksport. Et eksport ei ole toode või eksport ei ole selline alati selle oma niisugune hästi suur alati turustamine, aga ekspordi esimene nagu üles on tarneahel. Mis on nagu peamised tegevused, mis on selle UK Amazoni võimi käima saamisel oluline? Jah, et noh, kõigepealt, et sinna listitud saada, hakkab sellest on ju pihta, aga edasi on see, mida ma loetlesin, et absoluutselt, mida te kõik teate, et need on influencerid, need on blogid, need on hea pildimaterjal, see on hea videomaterjal, see on keywords, see on Google AdWords, see on kõik see, mis on siis nii-öelda e-commerce'i puudutav. Mis ongi ka meie jaoks uus asi, mida me õpime, oleme alles viimased 2-3 aastat õppinud. See on inception marketing, see on automatiseeritud funnelid, need on need, mis on, ütleme siis, Amazoni müügi edu toetavad. Aga seda te tegite ka ise, et ei olnud selleks mingit agentuuri koha pealt? Ei, et seda me oleme nüüd jah, ise õppinud aga sellesse õppimisse me oleme korralikult investeerinud. Ma arvan, meil niisugune aktuaalsem on see paar viimast aastat, kus me oleme just selles nagu e-commerce'i valdkonnas ennast nii-öelda harinud kõige rohkem. Aga võib-olla jah, kokkuvõtlikult minu jaoks jah, sellised õppetunnid on olnud, et tarneahel on kindlasti olulisem kui toode. Üks niisugune tore õppetund on see, et igasuguseid turu-uuringu osas võib võtta igasuguseid meetodeid ja kõikvõimalikke agentuure, siis meie oleme leidnud parim turu-uuring jaemüügi seisukohast on see, et minna sellesse poodi, sellesse sihtriiki kohale, istuda selle leti äärde maha, mis seda sinu toodet müüb ja paar tundi istuda seal ja vaadata, kuidas tarbija käitub. Et see annab nagu kõige parema tunnetuse, nagu meie jaoks on siiani. Võib vaielda absoluutselt, et ma igal juhul ei esita mingit absoluuttõde, et see on lihtsalt meie kogemuse põhjal olnud näide. See eeldab, et see tarbija ei näe sind? Jah, ei selles mõttes, et seal kuidagi tuleb on ju... Et pood võib muidugi küsimusi esitada, et mis teil plaanid on siin, miks te siin ootate, aga sellega saab nagu aru, et ka poega saab seda kokku leppida, sest et ega nagu Äll vist ütles, et ega see jaepood ei ole nende klient. Et mina ei ole teie klient, et meie klient on lõpuks ikkagi see lõpptarbija, kellele see asi on ju peab kogu sellest tohutus konkurentsi hulvas peab kuidagi sealt riiulist või nii-öelda välja tulema.
jah, nagu ütlesin, ilma hulgimüüjata või distribuutorita väga raske, kindlasti soovitan ikkagi tarneahelat arvestada nii, et hulgimüüja või distribuutor on kaasatud. Hulgipakendis olgu 6-8 ühikut, miks nii? Meil on olnud reaalselt kogemus, kus meie mahladiil jäi sellepärast katki, et meil oli kastis oli 12 ühikut. Oskab keegi arvata, miks? Üks asi on miinimumtellimus, aga tegelikult sellel poel konkreetselt oli see värk, et ta ei mahuta üle 6 toote korraga riiulile ja ta ei taha jätta omale poolikut kasti, sest tal ei ole laoruumi. Noh, ei tea, palju sellest küsida võiks selle vihjast, 10 000. Siis hinnaahel kindlasti väga selge, või et riikidest olenevalt on riik, kus on teine, aga Inglismaal on ju, see on ikkagi 3-5 korda. Hea, kui arvestate, et saab hinna korrutada 5-ga, mis ta on ju seal maksab, kui siit müüa. See hõlmab kõike, ma räägin seda, et mis on teie hulgimüügi hind täna siit välja, mis ta lõpuks siis on ju seal vahel maksab, et siin loomulikult on mitu ahelat, hulgimüüja, turundus, teie transport, kampaaniad, kõik selline asi. Et seesama asi, et noh, nagu meie oleme müünud mingi sellise 2-kordse hinnaga vahel, siis on see, et sisuliselt sama asi, et me teeme kahjumit, sest me maksame selle turundusele või nendele kampaaniatele ise peale. Et see ikkagi kohe sisse arvestada. Jah, see on tead ümmargune number, aga kui oma brändiga minna, võib minna, aga olge valmis nagu investeerima jaes minimaalselt 25 000 eurot, mõelgegi nii, et enne kui mu 25 000 ei ole, mul ei ole mõtet sinna oma brändiga minna. See on nagu see, et kui ma seda ei julge eelarvestada nagu oma sellesse, see oleneb alati valdkonnas, see võib olla kusjuures korda 4, korda 5 või veel mitu korda, aga see on vähemalt esialgne, see basic, miinimum investeering, mida tuleks oma brändi heaks seal teha. Ja selles mõttes see on eraldi, ma võtan ta eraldi reaalne, ma ei võta teda isegi sinna 3-5 korda hinna sisse, vaid see on selline cash, mis peaks olema valmisolek nagu sellesse asja investeerida. UK-s on väga oluline see, et osadel toodetel on vatt, osadel ei ole. Et noh, ilmselt teate, aga lihtsalt käin selle nüanssi üle, on ju. Et vatt võib ka teha olulise vahe marginalis, on ju. Ja meie arust ka ikkagi see suurim oluline asi on valida ära, et kes olla, et kas olla tootja või turustaja. Ja kui mõlemat, et siis varuda ka rohkelt kapitali. Ja aega. Jah, ma mõtlen seda, et kui ise nagu nullist teha, et võib-olla teil kõigil saate veel lisada, et mida kui ise nagu teha, et see pöörab kuule tähelepanu sellele ja annab sükse nagu uue mindmapi võib-olla ka tulevaste sammude jaoks, on see, et kindlasti kohe alguses kaasaks selle ikkagi sükse väga pädeva konsultandi mentori, kes on aidanud täpselt sama, mida teie tahate saavutada, kellegil teisel edukalt teha, on ju. Keegi, kes on käinud seda teed, mida teie tahate tulevikus käia. Et selle kindlasti ja seal ei tasuks kokku hoida. Et kui mujal tasub kokku hoida, siis see on küll üks väärtuslikumaid kohti, kuhu võiks investeerida. See know-how on, nagu meie jaoks maksis võib-olla 100 000, või mõndade jaoks võib maksta on ju rohkem. Kindlasti kaaluks palju rohkem teha koostööd. Meil Eestis on, ma ei tea, miks me oleme eestlastele sellised, aga meil on raskusi selle tihti peale nagu koostööde tegemisega, aga noh, vahel okei, kui on otsene konkurents, on see sisuliselt natuke arusaadav, aga kui ikkagi päris otsest konkurentsi ei ole, siis igasugused messidele minemised, võib-olla ühisturundused, kõik võimalik logistika, transport, istuda samad koos õhtusöögid, jagage oma valusid, jagage oma kogemusi, jagage oma seda, mis on ühel või teisel, mis on väljakutsed, et mina ei tea, mina olen küll elus kogenud seda, et inimesed on üldiselt nõus andma tasuta nagu abi, kui ainult õigesti küsida. Aga noh, selleks peab olema selline koostöövalmidus, et ei tasu karta, et keegi teine teeb midagi ära. Selleks, et üks asi ikkagi edukaks teha ühes välisriigis, see ei ole üks toode või see ei ole üks idee või see ei ole üks mingisugune klient või mingisugune know-how jupikene. See on kirg, mis peab põlema aastaid, et see asi nagu õnnestuks. Et karta, et ühe tükikese millegi äraandmisega, nüüd me midagi kaotame oma vahel siin, mitte jagades, et kõik endal hoides. Et see, noh, ma ei usu, et see paika peab. Pigem, no ühesõnaga, võiks teha koostööd. Private label'i soovitan mina olla väga avatud.
eriti kui ma Heyday peale näiteks mõtleks, siis mina pakuks mõndades riikides, loomulikult see on suur strateegiline küsimus ja ainult isiklik arvamus, aga Heyday peale mõeldes mina kaaluks, ma ei tea, Lääne-Euroopat näiteks, et teha seal kohalike brändidega. Et lihtsalt nii palju kiirem lansseering ja teistes turgudes võib-olla paralleelselt on ju brändid. Ma nüüd ei tahtnud võib-olla hakata argutada, aga lihtsalt, et selles osas. Kindlasti valiks esmalt online suuna. Et meil oli kunagi üks lahe selline mentor, kellelt me küsisime, et kuidas me nagu siit edasi lähme või kuidas kõige parem toimetada oli ja ta nõustas meid mingi aeg, väga kogenud ettevõtja ja ta ütles ainult 2 sõna, ta ütles go online. Go online. See meil jäi sisse, muidugi me ei hooma seda, nii nagu teiegi, et mis see kõik tähendab ja mida see endast välja, mida see kõik, kui suur töö ja mis seal taga kõik on, loomulikult seal on rohkem, aga julgeks öelda, et go online ka ise nüüd edasi. Oma Amazoni kogemusest just eriti. Fokusseeriks täpsemini, seda ma mõtlen jae kontekstis, et just, et teada täpselt, et kas on nüüd Planet Organicu, Whole Foods Marketi lett, kuhu ma saada tahan esimese hooga, või on see Tesco lett, kuhu ma nüüd tahan saada esimese hooga. Täiesti erinevad strateegiad, täiesti erinev lähenemine. Et kui see visioon on ju üks või teine või kolmas, siis vastavalt sellele hakkab üles ehituma ülejäänud tarneahel, kes peaks see hulgimüüja seal vahel olema, kes peaks see distribuutor seal vahel olema, kes peaks olema agent abiks, kes peaks olema konsultant abiks, nii edasi, et ülejäänud tarneahel, et ikkagi sellest lõppvisioonist peaks joonistuma loogika tagasi selleni, kellega nii-öelda, kuidas kogu nagu strateegia üles ehitada. Ja see rolli, sellest ma juba rääkisin, et meil oli ka see segane natuke, et kes me oleme, et täna me oleme ikkagi selgelt turustaja rollis, me ei ole tootja rollis, et kusjuures siinkohal ütlen julgelt välja, et otsime absoluutselt koostööpartnereid tootmise osas, et suunata tooteid loodusvee turunduskanalitesse ja kui ei toimi, proovige mingi oma brändidega ja tehke edasi, aga ma usun, et meil oleks nagu palju võimalik teha, vähemalt 3-4 head turustuskanalit, kuhu kohe teie toode suunata. Aga loomulikult seda on lihtsam teha ühtse brändi alt. Et see on see nüanss. Aga ma omalt poolt tänan, kui on küsimusi, siis. Jah. Detailselt ei anna, detailselt ma numbreid ei ütle, aga ma saan öelda nii, et eelmine aasta me ületasime esimese 1 miljoni euro piiri käibes ja see aasta me ületame kuskil 1,5–1,6 on see, mis me see aasta ootame. Amazon on kõige suurem ekspordi suund, aga ma täpseid numbreid ei saa kahjuks öelda. Ma ei ole kokku leppinud juhatusega. Et eks selle saab majandusaasta aruandes ka lõpuks kätte, aga ma ei ole kokku leppinud juhatusega, et ma võin seda jagada. Ja. Kui on veel küsimusi? Kui võrrelda nagu seda Amazoni müüki ja sellist retail müüki minekut, retail teed minekut, et kumba nagu rohkem energiat on vaja sisse panna ise, ütleme, retailis on vaja samamoodi tutvustada seda toodet. Retail on kallim, vähem kasumlikum, aeganõudvam, keerulisem, rohkem stressi. Ma ei tea, kaldul siin online'i nagu osaks. Et online tundub lihtsam. Kõige lihtsam variant. Ja mis teie toote puhul pole oluline, et klient seda toodet jaes nagu saaks näha või katsida? Jah, seal on see, et vahel on see kinesteetiline protsess ostu sooritamisel on oluline. Aga see on uskumatu, mida müüakse tegelikult täna online praktiliselt kõik, et meie Eestis ei ole veel nii sellele järgi jõudnud, aga ikkagi mujal maailmas praktiliselt kõike ostetakse e-poodidest juba. Ta loomulikult moodustab sellest kogu turust alles veel mõne protsendi, aga lihtsalt see tempo, millega see kasvab ja see trend, mis ta on.